Iraan ei ole siiani vastanud Donald Trumpi rahupakkumisele, mille ta tegi juba nädala alguses ja millele vastamiseks andis ta vaid 48 tundi. Nüüd vihjatakse juba Washingtonis, et läbirääkimised võivad järgmisel nädalal uuesti alata, kui Teheran siiski vastab. Kuid kulisside taga juhtus midagi huvitavat. Kui kõik arvavad, et läbirääkimised jätkuvad Pakistani vahendusel, alustas Trumpi meeskond ootamatult eraldi läbirääkimisi Katariga. Katari peaminister otsustas ootamatult sõita Washingtoni, et kohtuda ainult asepresident J.D. Vance'iga reede hommikul. Ja kohe pärast seda istus ta lennukile ja lahkus Washingtonist. Pikka aega mõeldi, miks ta üldse kohale lendas ja selgus, et arutati, mida edasi teha Iraaniga ning üksikasjad üllatavad teid. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video all. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is. Olen selle eest teile tänulik ja liituge ka minu Telegrami kanaliga Petši News, mille link on selle video kirjelduses. Niisiis, Iraani meedia kirjutab optimistlikult, et juba järgmisel nädalal võivad USA ja Iraani esindajad kohtuda Pakistani pealinnas Islamabadis, et taastada rahuläbirääkimised. Väidetavalt töötavad USA ja Iraan vahendajate abil välja ühe leheküljelist 14 punktist koosnevat memorandumit, mis määrab 1 kuu pikkuste läbirääkimiste parameetrid ja mille eesmärk on sõja lõpetamine. Aga probleem seisneb selles, et juba ammu on möödas need 48 tundi, mille Donald Trump Iraanile andis. Sel nädalal oodati vastust tema memorandumile, kuid vastust ei tulludki ja Donald Trump lihtsalt lõpetas selle teema kommenteerimise. Kuigi allikad väidavad, et Iraan olevat esimest korda väljendanud valmisolekut arutada oma tuumaprogrammi. Mõlemad pooled arutavad võimalust viia osa Iraani kõrgelt rikastatud uraani varudest välismaale. Üksikasjad uraani rikastamise peatamise kestuse või rikastatud uraani võimaliku riigist väljaviimise kohta on endiselt ebaselged. Töödokumendis kutsutakse Iraani üles lõdvendama oma kontrolli Hormuzi väina üle. USA kavatseb nende 30-päevaste läbirääkimiste käigus lõpetada Iraani sadamate blokaadi. Ja kui läbirääkimised õnnestuvad, võib 1 kuulist tähtaega vastastikusel kokkuleppel pikendada. Kuid on olemas palju kõnekam märk sellest, et USA otsib uusi viise rahu saavutamiseks. Oodates Iraani vastust sõja lõpetamise kokkuleppe projektile, kohtus USA asepresident J.D. Vance reedel Katari peaministri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thaniga. On märkimisväärne, et Katari peaminister sõitis Washingtoni ainult selleks, et kohtuda J.D. Vance'iga ja kohe pärast seda kohtumist naasis ta kodumaale. Siin on oluline märkida, et täna on juba laupäeva õhtu, kuid USA president Trump ja välisminister Mark Rubio ütlesid ajakirjanikele reedel, et ootavad Iraanilt vastust reedese päeva lõpuks. Tsitaat Rubiolt. Vaatame, milline saab olema nende vastus. Loodan, et see annab tõuke tõsisele läbirääkimisprotsessile. Loodan, et see on tõsine ettepanek. Väga loodan. Aga vastust ei tulnud. Ja nüüd tulevad välja huvitavad üksikasjad. Selgus, et juba mitu nädalat tagasi taas alustasid katarlased oma telgitaguseid vahenduspüüdlusi. Katarlased tegutsevad ühe vähemalt 3 mitteametlikust suhtluskanalist USA ja Iraani vahel. Eelkõige kasutavad katarlased oma sidemeid Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse kõrge auastmega kindralitega, kes osalevad Iraani otsuste tegemisel läbirääkimistel USA-ga. Ja oluline on see, et Katari pool koordineerib siiski oma jõupingutusi Pakistani vahendajatega. Aga selles loos on ka halb signaal. Tuletan meelde, et katarlased osalesid vahendajatena USA ja Iraani läbirääkimistel enne sõda, 2025 aasta juunis ja enne praegust konflikti. Tulemuseks oli sõja taaspuhkemine 2026 aastal. Praeguse sõja käigus ründas Iraan taas Katari rakettide ja droonidega. Ja Ameerika ametnike sõnul tulistas Katar alla Iraani hävitajaid ning vastas omapoolsete löökidega Iraani sihtmärkidele. Ja siin toob huvitavat teavet välja Axios. Nagu piirkondlik allikas teatas, ütlesid katarlased mõni aeg tagasi USA-le, et Iraani rünnakute tõttu ei jätka nad enam vahendajana tegutsemist. USA avaldas katarlastele survet, et nad jätkaksid taas vahendustegevust. Allikate sõnul tõstatas president Trump selle küsimuse isegi vestluses emir Sheikh Tamim Al Thaniga. Lõpuks teatas Katari välisministeerium pärast tänast Vance'i ja Al Thani kohtumist, tsiteerin,
Kohtumise käigus rõhutas peaminister vajadust, et kõik osapooled reageeriksid positiivselt jätkuvatele vahendustegevustele. Nii avaks see tee kriisi algpõhjuste kõrvaldamiseks rahumeelsete vahendite ja dialoogi abil ning viiks kõikehõlmava kokkuleppeni, mis tagab piirkonnas püsiva rahu. Seetõttu näib, et meid ootab ees uus peatükk läbirääkimistes USA ja Iraani vahel. Siin teen väikese pausi ja ütlen kohe selle YouTube'i kanali ukrainakeelsele publikule, et mul on nüüd uus YouTube'i kanal, kus igal õhtul ilmuvad päeva kokkuvõtted ainult ukraina keeles ja keskendutakse Ukraina temaatikale. Seega, kui eelistate siiski uudiseid rohkem ukraina keeles kuulata, jätan selle video kirjeldusse lingi uuele YouTube'i kanalile Oleksi Põtsi ja Pitsunki. Tellige ja toetage uut YouTube'i kanalit. Lisaks kirjutage oma kommentaare, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetusega, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja rekvisiite või teie ekraanil olevat QR-koodi. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!